Jah, ma olen tibatilluk, see oli üks 8-aastane Aleksander laulupeol, kes tuli ja vaatas meile otsa ja hakkas laulma, ma olen tibatilluk. Ma olin otsinud parasjagu just sõna juba aastaid. Aleksander ütles ära. Eesti keeles, mis see tibatilluk on. Kui mõõdetava universumi läbimõõt on, ütleme, 300 miljonit valgusaastat. Aga tibatilluk, kui tilluk on tibatilluk? Kas siin saun ka on muidu siin kloostris või? On, seal üleval. Ja üle viimane aken. Pool tundi enne tuleb panna käima ja siis on kukku. Kuule Jaak, vaata sellest võiks ju rääkida. Sa rääkisid nendest sellest kõndimiskultuurist ja praegu ongi tegelikult see hetk käes. Tule räägi sellest. Ei, vaata, see Rooma-aegne, et miks üldse, kus on üldse tulnud see, et inimesed kõnnivad ja filosofeerivad või kõnnivad ja räägivad? Ma arvan, et isa Vello teab sellest rohkem. Peripateetikud. See on üks Aristotelese järgijad. Ja, enne Kristust ja et inimestel oli komme kõndida ja eestlastel kõige nelja peal veel, kuidas käsi käib. Kõige panem keel maailmas. Me olime siis puu otsas. Ja nemad ka mõtlesid ja rääkisid vahepeal. Nii et see on tegelikult meie leiutatud kõik kogu alad. Aga siis võiks ju teha ühe tiiru. Vaataks, kas meil tuleb üks huvitav mõte selle aja jooksul, kui me kõnnime ümber maja nurga näiteks. Kõndides tulevad teistmoodi. Ma tean, et Nietzsche ütles, et mein Fuß ist autor. Kuidas nüüd saaks öelda? Ist Schriftsteller. Auch mein Fuß ist Schriftsteller. Ka minu jalg on kirjanik. Nii et temal tuli, kuidas temal sündis kirjandus. Meie hea sõber. Ja. Seda ei saa kuidagi vaidlust. See on harimatu koer. Inimese peale aukuda, kes tal on konti andnud. Nii rolli koera ei ole. Aga see on. Aga siin on meil terve ringtee olemas. Üks osa on õige kitsukene, aga teisel pool kloostrit Peaväravast kuni siia Roosiaeda on õige lai tee. Aga see aed on alati ju kloostrite juurde kuulunud või see on nagu oluline osa kloostrikultuuris? Või on neid Klaustrum tähendab suletud ala. Nii et midagi peab tal ümber olema, tavaliselt ikka müür, seda on kergem korras hoida. Roomas palgati mind faktootumiks, eesti keeles jooksupoisiks, Hollandi preestri kolleegiumi. Ja seal oli minu ülesandeks muu seas ka aedniku kohustus täitmine. See oli palju roose ja õppisin siis seal juba kogenuma Itaalia aedniku käest, kuidas roosisid hooldada, millal neid lõigata, kui palju ja nii edasi. Nii et kui siin Pirital hakati uut kloostrit ehitama, siis oli selge see, et kloostri peab aed olema. Kuidas see ime on, et 1. veebruar ja roos õitseb endiselt? Eriti hea oleks veel, kui keegi nuusutaks, siis saaks lõhna ka üles võtta. See, kes talvel külmal ajal Oot, ära söö. Kas tal on lõhna üldse mingisugust või? Ei ole lõhna. Ja maitsetaimed vaatavad seal lumest välja, siin on üks sõõripuuline peenar, kus kõik külalised hommikul endale võivad võileiva kõrvast lõigata. Ja seal kuskil taga on üks pisitillukene, mis ta eesti keeles on, kasvuhoone.
ja seal kasvab ühte kui teist rediseid ja porgandeid ja niisugust ja salatit eriti. Ja seda nüüd siis, see on siis püha salat juba, väga eriline. Ka seda me anname külalistele. Aga mis sammas seal üsna aukohal on ja võtab päris palju ruumi? Tallinnas on kombeks teha tihtipeale skulptuurivõistlusi. Ühe päevaga teha skulptuur. Ja pärast ei ole kohta, kuhu panna ja see siis kingiti meile ja on selle poolest väga huvitav, et ta liigub. Ja on käänatud niimoodi, et Püha Birgitta päeval, 23. juulil, esimene päikesekiir tuleb sinna aknasse. Hakkab ju jahe natuke, kas lähme siis tuppa või? No, lähme siis jah. Nüüd pealt puhtaks. Just nii kontsert. Ja võt. Pika peal õpib ära. Õpeta on nagu oma laps ja aia kakal ikka teevad keskkooli. Igavene üliõpilane või see? Ime! India õde kõhvelab lund. Kuule, aga äkki peaks appi minema? Tegelikult juba töö juba tehtud. Kohe on. Nüüd ma olen juba õppinud, ma läheb kiiremini see. Oota, tulge siis üles vaatama, kes... Jaa, tuleme kohe. Siin võetakse meid vastu nagu kuningaid. Aga jah, olen teie käes. väga tore. Kas kõik mahuvad sabapidi sisse? Küll mahuvad, kui me laseme. Tere tulemast! Tere tulemast, väga tore. Kas te selle töökoha tegite ise? Selle arvutitöökoha? Jaa. Väga huvitav. See on nii tähtis asi, et sellest omaette saate tegema. Et inimene ei kasvataks endale kõhtu arvuti taga küürutamisega. Peaks olema 3 asendis. Põlvili, istudes ja seistes. Vanasti kõik ametnikud seisid puldi taga päev otsa. Ja on kõige tervislikum. Ja see on nüüd see asend. Aga tal peaks olema siis, ja lihtsam on, et mitte põrutada neid aparaate, mis on kallimad kui meie. Peaks olema 3 astet siin ees, siis kus saab istuda, see võiks olla baaripukk. Ja kus saab ka põlvitades istuda, selle jaoks on ekstra tool olemas, ma olen proovinud, väga tore. Nii et iga poole tunni tagant asendit vahetada, siis ei lähe vende eeslil igavaks ja ei kasva kõht, vaid seisame vormis. Aga see on omaette ooper. Aga jah, see klotside asi on tegelikult Soome Luteri kiriku perekonna välja mõeldud. Ja nüüd tuli ka Eesti väljaanne välja. Ja mina hakkasin seda vaatama, et see on tore mänguassi täiskasvanutele ülesandena. Kui nüüd tahta üks perekond asutada, siis mina paneksin pealkirjaks 1 kodu 9 üheksandikku. Sest siin on tegelikult 9 klotsi. Siis mis on see vundament, põhi? Kõigepealt 2 inimest, kes peavad tegema ühise otsuse. Nad võivad olla minu poolest samasoolised, et ma tahan kasvada, see võtab aega ja selleks on vaja ühte kohta. Nii et selle alus klotsi ma teeksin pooleks ja teeksin 2 värviliselt. Selle peale ehitab üles. Otsus kasvada ja teineteise abiga. Siis, et abielu eesti keeles oleks hea, kui kõik oleksid abielus kogu vabariik, et aitaksid teisi. Kas seda teevad? Minu sinu. Ja peaksime jõudma kompromissina, et mitte tülli minna lepe. Siis on
kuulsad sõnad ja teod. Ja nüüd aampalk peale, mis see oleks? Eesti keeles ausus. Au. Et sõnad ja teod oleksid siirad, et see hoiab seda koos. Ja kõige krooniks oleks siis katus, mis on armastus. Aga et see mõtteharjutusena, kuna Eestis on perekonna küsimustes palju räägitud, kuna me oleme praegu väljasurev rahvas, on põhjus sellest rääkida ja nende klotside autoritele suur tänu ütelda ja soovitada, et me siin Maarjamaal selle üle järele mõtleksime. Mul tekkis korra siuke vahelõdvestusküsimus, miks teil žiletid on? Lõikamise jaoks. Üks minu projekti on piibliaabits. See oleks siis 3000 aastat maailma ajalugu, siin on siis poliitiline ajalugu ja siin on piibli kirjapanemise ajalugu, piibli saamislugu, piibli sünnilugu, mida me nagu ei kujuta tavaliselt hästi ette, et kuidas see juhtus, et kirjutati ühte raamatut 1000 aastat Vana testamenti ja Uut testamenti kui kaua. No kui nüüd hakata neid üksikelemente kokku panema, siis selleks pidavat olema igasugused eriprogrammid arvutite jaoks. Ma olen liiga loll nende jaoks. Ja siis tuleb lõigata, kokku kleepida ja nii edasi. Nii palju žilettidest. Millal te viimati vihastasite? Kas te vihastate ka? Süda läheb täis, jah. Ja see on meile looja poolt antud, nii et see, kui ei vihasta, ei ole normaalne. Aga vihapidamine ja kättemaks, nii ei ole ka normaalsed. Need on isegi siis ristiusus patuks, raskeks patuks kvalifitseeritud, eriti viha pidamine, see on armastuse vastaspool. Ja no ma ei usus, kui see trükis ei oleks esimene Eesti entsükleedia defineeris sõna armastus, viha, vastandtunne. Ja õigust on, et kes ei ole vihanud, ei tea ka, mis armastus on. Teie olete andnud välja ka Merka, Merle Jäägeri ühe luulekogu. Kas see on ka kusagil käe pärast? Lugu sellest, miks nääri vana tulla ei saa. Sõitsid saanid, sõitsid reed, mööda Lenini alleed, liiklusmillits näitas teed. Kallid lapsed, täna kõik te nääri vana ootate. Palju kingituse pakke temalt saata loodate. Lootus läheb luhtavat, kinni istub nääritaat. Kirju tuli 1 000 000 pakki. Taheti videomakki, lumipesu, külmakappi, suhkapüks ja taevasappi. Bubblegummi närikad, aga kas või ärikaks. Jopesid, talitosse, supersultani kantosse. Igat laadi asju muid piiri taga toodetuid. Mõtles nääritaat, mis mõtles. Lõpuks Virumanu tõtles. Hiilis ümber inturisti, tülitas välisturisti. Kingikott see paisus. Aga seadussilmad nurga taga valdsalt uudistasid taati tema ilmumisest saati. Kui siis käes tal priske noos, kingitused kotis koos, tulid need, kes jälginud ammu, näärivana iga sammu. Taadi ära noppisid, võre taha toppisid. Murest murtud iga laps, mis tähendab üks aps. Tunnistati elemendiks. Praeguseni istub mendis. Tahtis tulla jõuluvana, nääritaate asendama. Kui te lastud, sest et ta elab vaenulikul maal. Maal, kus tahetakse sõdu, lokkab kapitali kõdu. Et ei siia tikuks ta meie noorust rikkuma. Ei saanud sisse sõidu viisat. Öeldi, tervitustest piisab.
nüüd neid võidki kuulata. Listen, Voice America. See on nüüd 2 värvi trükis. See must on trükitud, kõik mis must on trükitud. Ja kollane on selle kaane enda värv ja minu käsitsi lisatud on sinine, sest see oleks muidu liiga kalliks läinud 3 värvi trükkida selle lapikese pärast. Nii et ja see on nüüd bibliofiilne väljaanne ja teda on veel piiramatul arvul saadaval, sest suurt huvi ei ole kahjuks äratanud. Ja lähme vaatame nüüd seda kirjandusladu. Siis siin on natukene üle laetud. See on ajakirja Eesti Kirik, seisma jäänud numbrid isa Reinu ajast. Ja neid ei ole muidugi iga päev vaja, nii et need paneme nüüd kuskile ülemise korruse peale, kus on veel ruumi. Kas oled siis redeli peale? Kuna jälle mõni osakond on juba enam-vähem korras, siit leiame kätte, mida otsime ja see oleks nagu sihiks seatud, et me leiaksime kõik kätte, mida me otsime. Ja hakkene küll, siis julgesti vennad nüüd tööle. Siin on siis nüüd trepp. Selle jätame siia ülesse või? Mis me sellega teeme? Viskame Ei, minema? võtame maha. See on siis 993. See oli nüüd, me andsime, kõigepealt ma tegin, seda ma pean teile üleval näitama, mul on siis Merka esimene luulekogu, me tegime punkõhtu ja selle müüsime õhtuga maha, mina tegin selle Xeroxi peal, see oli siis oma köide ja ladusin Merkale $400 peo peale. Ja siis oli 2 kavaleri, kes ütles, kuule, et lase teha üks trükitud väljaanne, et sa võid Eestis sellest korteri osta praegu. Ja mina ütlesin, et kui teie kohustute 100 eksemplari maha müüma, siis mina võtan trükikulud oma kanda. Nad ei ostnud mitte ühtegi eksemplari. Ühe isa ostis ühe. No ja mina pankrotti minema. Aga siis, jah. See on ikka veel 3,495. Vello panus Eesti punki. Jah, ilma pikemalt. Praegu on kogu aeg pime aeg, selline talv ja et kas sellist kaamust ei tule peale, kui te olete ju elus nii palju rännanud ka. No Itaalias oli soojem ja ega seal Torontos oli ilus pikk sügis ja. Et kuidas selle Eesti kliimaga on? Ei, Torontos oli nii kui meil. Aga siis te olite ju ka Iraanis 60ndatel aastatel. Iraagis olite, jah. Iraanis ma olen kord käinud ja see oli huvitav, kui me seal sõja ajal ära sõitsime. Siis nii palju araabia keelt me oskasime, me olime bussiga Iraagi-Iraani piiri peal, need olid Iraagi piirivalvurid. Kaks meest püsta kulvedus, kas kõmmutavad maha kõik araabia keeles. Ega selle puutud midagi. Isa Vello, ma tahtsin küsida, et kui teie kirjutaksite sellise raamatu nagu Elutarkused, jah. Et mis te sinna üles märgiksite? No enda elu pealt, mis on kõige olulisem? Teeme nüüd ühte asja korraga. Täna mul on abi, kas homme enam on. Ma ütlesin, see EÜS-i oma võtame siis Carpe Diem, et krahma päevast kinni. Et ja ei kasuta päeva. Ma mäletan seda, et ma olin ükskord ministreerisin Isa Vellot ja siis esimest korda mulle jõudis kohale pärast missat Isa Vello teatas, et minister tuleb sõnast teenima. Ministrant kirikus. Ta millegi pärast pidas vajalik. Aga kuidas praegu on, kas ministrid on, kes teenivad? Muidugi teenivad päris hästi. Nii räägitakse, jah. Klaas ja klaas, muud siin ei ole.
Samast kivimurust, kus toodi vana kloostri pagas, toodi ka uue oma. See on raudbetoon ehitus ja talle pandi siis pagas vestseeliga, kõik puhas 20. sajand. Joon lauaga tehtud, siin ühtegi kõverat joont välja arvatud korstna ümber on kõvertrepp. Mulle joonlaud meeldib järgusesti, ma olen suur joonlaua fänn ka. Ja hall värv meeldib ka, nii et ma mõtlesin, et kloostrisse peaks sobima tegelikult selline, taas öelda, rahulik foon. Ei no, mina olen tuttav ja teie nimesid ma ei pea niikuinii meeles 5 minutit, aga ütelge selle peale vaatavat. Mina Kristjan, tema on Kaido. Ja need on uue näoga minu jaoks. No mind on siia palutud eelkõige selleks, et ma oleksin hästi kriitiline. Tulgu isa Vello, eks ole, tema kohe vee peal, kõik mis ta räägib on valesti, valedel alustel, valedel eeldustel ja nii edasi. See on nagu risti inimene. Tavaline risti inimene. Ma olen usu poolest luterlane, et peab ise mõtlema ja... Kas teil on hell ja tundlik süda, nii et nagu kreis sajaga lõikab, kui teisel hästi läheb? No tahaks ikka ära panna, küll ükskõik, et ta läheb hästi palvasti. Oleme valmis. Nii et terviseks. Härrad ketserid. Minu jaoks teie, eks ole, ei ole ketser, te olete katoliiklane, sobib, aga mina teie jaoks, kes ma olen protestant, olen ju ketser, eks ole. Senine on see lahterdamine meil. See on nüüd Ando Runnel ühes kõige lühemas kuuletuses, et ma olen keha poolest sant, kuid vaimu poolest protestant. Aga mina usun, et kõik on õiget usku, ma ei tunne ühtegi inimest, kes oleks sellepärast astud kuskile kogudusesse vale uskunud. Nii et see, mis keegi õigeks peab, on õige. No te olete kõige tolerantsem katoliiklane, keda ma olen kunagi kohanud. Võib hullematki juhtuda. Aga läheme siis Venemist vaatama. Teile tulemast veel kord kõigile. Siin käib muidugi palju gruppe ja mina pean viimast 12 aastat selgitama, mis see kõik on. Ja paljud on küsinud, et kuidas käituda kirikus. Täpselt nii, nagu kuskile külla lähed, et nii, et teisi segaks. Võite seista, istuda, põlvitada, kuidas kellegi sobib. Aga mitte teistest ära varjata. Ja kui mina hakkan jutlustama, siis võib rahuga magada, aga ei tohi norsata, sest see võiks segada teiste und. Üks asi, mis väärib ütlemist, on see ikoon seal. Näiteks seal on ikoon ikoonis ja kujutatud on ema Elisabeth, kes võttis minu vastu Roomas juunis 1945. Ja mina olen ainuke majas, kes teda isiklikult tundis. Tema hoiab Birgitta ikooni, ütlemaks, et ma ei ole omal asjal, vaid olen uuesti avanud Birgitta ordu. Ja siin, nagu katoliku kirikus tavaliselt, on keskpunktiks tabernaakel, see väike majake, sakramendi majake, kuidas ta nüüd eesti keeles öelda, tähendab sellest armuraualeivast, mis üle jääb, hoitakse tabernaaklis midagi haigete jaoks. Kui on vaja minna surja juurde sakramente viima, siis see on see koht. Ja siis kirikus on 2 lauda, söögilaud ja sõnalaud, ütlevad kirikuisad. Nii et siin tehakse uuesti kolgat ohvrit ja siin seletatakse, mis see tähendab. Vähemalt me püüame.
ööülikool. See oli täiesti huvitav, siis seal Vatikani raadios valitses vaikus ümber Vatikani linna. Nüüd on seal autoteed ja igasugused, mis asjad, rekkarid, aga prükkarid samuti möörgavad seal linna taga. Aken oli lahti ja mõnikord laulis ööbik vahele. Ja meie tehnikud, helitehnikud ütlesid, et ainukene raadiosaatja maailmas, kus ka linnudel on sõnaõigus. Ja oli ka. Ja õnneks läks hästi. Mina nagu ütlesin, et kiidetud olgu Jeesus Kristus. Üks lahti, seltsimehed olid valvel. Nemad olid teistust, nemad olid õigemat usku kui mina. Aha, väga hea. Ma loodan, et see on siis konnapiiritus järjeti siin selles Piirita jões. Konnad muud ei tee, kui joovad seda ja siputavad väga toredasti. Et tere siis kõik see pere, oleme Piirita kloostris ja siin me nagu mõtleme järele elu ja elu mõtte üle. Üks Ameerika turist, kes läks kesköpäikest vaatama, küsis soomlasest käest, mis te siin teete, kui päike kunagi looja ei lähe. No soomlane ütles, siis me istume oma puumajakeste ees ja mõtleme elule järele, aga enamasti me ainult istume. Ja nii meie ka alati jõua, aga täna räägime eluteest ja elutööst. Ja nüüd ma olen kooliõpetaja ka olnud, siis ma teen teile tahvli peal ühe joonisse. See meie eluteeken on nagu üks mägi. Tõus, tipp ja mõõn. 20 aastat kasvu, ütleme üks 30 aastat tippu, elu, töö ja langus. Viimased 20 aastat. No, võiks öelda kidu. Kolgajani kandis lauldi minu ajal 30 aastatel taeva isa ammu on ka sulle ette määranud tee. Ja see on see ette määratud tee umbes 70 aastakest, aga looja meid liiga palju meie eneste kättega usalda 20 tundi korraga või siis võtab uni võimust, läheme looja karja ja loodus või looja katsub parandada seda, mis me oleme päeva jooksul katki teinud. Iga kord ei lähe korda, et piibli järgi on meie aastaid 120. Aga me raiskame nendest ära umbes 50, jääb 70. Ja Eesti keskmine eluootus praegu ei ole 70 täis. See on ilus sõna, loodusseadus, loodus loojast. Kes see härra või proua või preili loodus õieti on? Ei, loodus tuleb loomingust ja eesti keeles on see õnneks niimoodi olemas. Üks ainus seadus maailmas, loodusseadus, looja seadus. Mul oleks olnud väga hea meel, kui tervishoiutunnis või kuhu see kuuluks, kuskil peaks olema üks eluõpetus, et juba 20-aastaselt oleks teada, et minu elupäevi on aastakest 70 ja et sel ajal, mil ma olen tipus, tuleb teha paremik elutööst, selle jaoks mul on aastakest 20 või nii. Mina mõtlesin, et kui paneks kunagi kirja ja visuaalses mõttes, et oleks ka näha, kuidas need elujärgud tegelikult töötavad. Ja pöördusin Heinz Valgu poole, kes siis muu. Siis see oli nüüd, millega Heinz Valk hakkama sai. Et alguses oleme õpilased. Õpime, kes raamatust, kes jänkudega mängimist. Ja see oleks siis nüüd nagu
esimene aste. Teine oli, ja siin tulebki nüüd, et selle elutöö astme peal on esimesed paarkümmend aastat on tegemist perekonna loomisega. Ja see on jällegi nagu loodusseadus, et lastega on üksjagu tegemist. Läheb paarkümmend aastat, enne kui nendest väntsudest lahti saab. Ja siis selle mina paneksingi elutöö esimeseks pooleks, aga see on siis juba aste number 2. Edasi nüüd, kui lapsed on majast väljas, siis me läksime kunstnikud tülli. Tema ütles, et elutöö tipp on, kui sa oled IT-tehnik. Väga vähe visuaalne, lubage lahkelt, ütlesin mina temale. Mis see siis väike pidi, mis asi see on? Ütelge teie ära. Arvuti või? Aga ei ole visuaalne. Mina ütlesin nimelt Hensile, et meil eestlastel on üks erakordne võimalus laulupidu. Ainult väikestel rahvastel on laulupidu. Ja eks ma siis olen kuulsuse tippul, kui ma olen laulupeo dirigent, ülddirigent. Ja et seda võivad nii mehed kui ka naised ja ongi olnud. Näiteks Eesti ajaloo raamatu kaane peal on Miina Härma, kes tervitab rahvast ülddirigendina. Hens helistab mulle tagasi, et ma proovisin mitu korda, aga et kui 2 dirigenti juhatavad, seda ei ole üldse olemas. Ja nüüd siis viimane ja soolane faas. Õpetaja. Õppijast õpetajaks. Nii et need oleksid siis nüüd need mõlemale mehele ja naisele ühised eluasted. Ma nägin kunagi mitukümmend aastat tagasi, kas Times või Newsweekis oli, aga see oli väga maskuliinne, seal pärastpoole enam ei tulnud naisi üldse välja, vaid siin viimasel astmel lõsutas üks vanamees, õngitseb vee kaldal, jõe kaldal, püüab kala. Aga naist ei olnud enam juttugi. Minul on. Ja nüüd siis pange hoolega tähele, kuidas see asi meil korda läheb ja korda jälle teeme uuesti. Et kujutage ette, et see on nüüd, eriti kui ma ütlen, siis saate aru, mis on. Et see on laulukaar. Kõigile eestlastele teada, loodetavasti ka teile. Ja siin on siis see laulupeo tule jaoks. Ja ütleme siis, et see dirigendi puldi äär oleks siin. Ja nüüd need 2 ülemjuhatajad ja on olnud isegi niimoodi, et olid laulupeo dirigendid mees ja naine. Kes seda ei tea, tuletage meelde. Nüüd, mina arvan, et kõige tähtsam asi on siis ikka see pärg. Ma katsun siis, need on nüüd pärjad, mis ma joonistan, pange tähele. Ja siis on need 2 dirigenti ja nende puhul on kõige tähtsam, et nad tervitavad. Ja tervitavad koos, käsi käes. Ja neil on muuseas ka täiesti omanäolised. See on siis, ütleme, naine, see on sedapidi ja see on sedapidi. Aga see oleks siis nagu eestlase jaoks, ma arvan, üks visuaalne asi, eriti kui joonistada oskab. Aga need on asjad, mida minu arust oleks hea teada maast madalast.
et paratamatult meist ilmasambaks ja mitte keegi, et ei ole vaja mingisugust hirmu tunda viimse päeva kohtu ees, sest maailm ei lõppe mitte kohtuga, vaid talle pulmapeoga. Ja see on Jumala sõna, mitte minu väljamõeldis. Nüüd see, kuidas öelda, siis looduslik elukäik, kasv ja kahanemine, see käib oma teed, ma ütleksin füüsiliselt. Ja meil on olemas siis eriarstid, geriaatrid, vanuriravitsejad, nad ei pikenda meie elu, vaid võivad leevendada kannatusi või aidata nendest hoiduda. Aga vaimu poolest on meile antud võimalus lõpmatuseni minna. Et isegi see on võimalik, kui juba need füüsilised võimed on väiksed, et sa särad edasi viimase minutini. Tundub, et noori peab nagu ohjeldama, et nad ikka õige tee valiksid, aga pigem tundub mulle, et kas või nooruse rumalusest tehakse nagu uhkemaid asju tihti kui vanaduse tarkusest, et kuidas nagu teatud vanuses inimesi innustada, et nad oma ikkagi arvatavasti suuremat potentsiaali, mis elu jooksul on kogunenud, nad seda edasi kasutaksid, et nad ei pettuks, ei muutuks skeptiliseks, ei lööks käega, et just see, mis te ütlesite, et vaimus saab ikkagi edasi areneda, et inimesed pettuvad, väga paljud inimesed pettuvad või liiga paljud inimesed pettuvad ja noored võivad olla küll rumalad, aga nad on suhteliselt optimistlikud ja selle pealt tehakse suhteliselt palju päris uhkeid asju, aga hiljem, kui võiks veel uhkemaid teha, väga paljud ei tee seda, et see on see. Et üks asi on, mida meile õpetatakse ja keegi on siis öelnud, et kõik sünnime vanadena, võime eluaeg vaeva nägema, et noortena surra. Ja seda nüüd öelda, et keegi noor on loll, sellepärast on noor, või et mina olen tark, sellepärast ma olen vana. See on puhtad eelarvamised. Me kõik sünnime vanadena ja näeme terve eluaeg vaeva sellega, et surra noortena. Et kui te seda mõtet veel avaksite, et mida see võiks tähendada? Ja kõik meie väljendused on piiratud. Ega me ei sünni ju vanadena, aga meile laetakse igasugu koolitarkust sisse. Ja kes nüüd tahaks tunnistada, et minu koolitarkus on puhas lollus. Aga need asjad, et me ei sünni suugi vanadena, aga meile lapse põlvest tubitakse pähe igasuguseid lollusi. Kummas käest peab kahvel olema? Parem, ei, vasakus. No ei. Aga miks mitte oma kahvliga tegutseda? Võib-olla peaks alustama üldse sellest, et kes see inimene on, et kes on inimene? Armastaja. Padre Pio on arvatavasti teilegi tuntud üks itaallane kaputsiini munk, kes aastakümneid kandis issanda haavasid. Siis veritsevad kõik aeg ja valutavad kõik aeg. Ja temalt on pärit hulk ütlusi ja see, mida ma ei oska nagu hästi tõlkida, umbes nii, et kui inimesed teaksid, tunneksid kannatuse väärtust, siis otsiksid nad taga lõbu, vaid ainult valu. No kes teie hulgast, mina kaasa, kes meist otsiks valu. Aga kui hakata mõtlema, kui me oleme lunastatud risti surma läbi, valu läbi, siis seal on midagi järele mõtlemiseks. Eriti ka lohutuseks nendele, kel on valu. Valust ei pääse keegi. Seda me ka peale hakkame. Kasutame ära. Aga hakkame aru saama, et valu on väärtus. Ja selle sama Padre Pio sõna, et ainult aega mööda, vähe haaval annab issand meile teada, kes me oleme. Meie räägime siin samas igal missal. See on usu müsteerium. Kõik on müsteerium. Mina ei ole veel suurt millestki aru saanud.
ja kogu see elutöö ja elutee peal võib seista suur õppimine. Õpilasest õpetajaks. Ja ühtpidi võib ka öelda, et inimene elab nii kaua, kui ta õpib. Nii kaua ta õpetab, sama protsess teisest küljest vaadatud. Siin oli juttu eluteest ja elukaarest ja samamoodi on ju elukutse ja elukutse nagu kahes sõnas lahku kirjutatuna. Kui teie õpingud algasid pärast sõda 47. aastal, siis te ju kõigepealt õppisite matemaatikat ja füüsikat. Et kuidas selline valik tol ajal? Mina tahtsin raadiotehnikat õppida. Siis, kui sõda mind koolist, kuidas öelda, elukutseks mõrtsukaks viis. Et nüüd hakka õppimise asemel teisi inimesi tapma. Ja kui ma siis lõpuks stipendiumi sain, oli selgunud nii palju, et hakkan matemaatikat õppima. See oli siis, Fribourgi linnas Šveitsis. Ja seal oli minusuguseid sõja tõttu läände paisatud noori suur hulk. Ja seal hakkasime omavahel rääkima, missugune see maailm peaks olema, et niisugune õudus, nagu oli maailmasõda, jääks tulemata, jääks kordumata. Ja sealt siis vähehaaval hakkasid asjad argnema, kuni siis ma olin juba Hollandis ja õppisin astronoomiat muude lisaks. Üks Hollandi üliõpilane ütles jutuajamise sekka, et kuule Vello, et kui sa niimoodi arvad, siis sa pead preestiks hakkama. Ja mina hakkasin mõtlema, et miks ka mitte. Et ilma matemaatikuteta oleks tuumapomm jäänud sünnimata, et maailmal on ellujäämiseks rohkem vaja Jumala sõna kui matemaatikat. Ja nii ma arvan tänase päevani. Minu vanemad olid kooliõpetajad maal. Seal meil oli kooli internaat ja nendega minu isa, kes oli algkooli juhataja, tegi iga hommikul ja iga õhtul väikese hommiku- ja õhtupalve. Kodus või oma korteris ei rääkinud iialgi mitte midagi religioonist ega usust. Ja tagantjärgi vaadates mina pean oma vanemaid ideaalseteks kristlasteks. Neil oli selge, et maksab see, mis sa teed, mitte see, mis sa ütled. No, mina küsin muidugi seda, mida ilmselt on Ketserit teilt tüütuseni küsinud. Nimelt te rääkisite sellest, et valul on väärtus ja vihjasite, et see on jumalik. Ja samal ajal seadsite eesmärgiks, et teist maailmasõda ei korduks. Aga mispärast? Mis teise maailmasõda siis viga oli, kui see tekitas ju tohutult valu ja kannatusi? Ja kas teine maailmasõda siis ei olnud Jumala tahe ja Jumala organiseeritud? Ja kõik need kommunistide ja natside kuriteod, kui palju valu nad inimestel tekitasid? Et kas see oli Jumala tahe, Jumala oli selle kõige taga või kuidas? Kui Aadam ette võeti, siis ta ütles, et mina. See naine, kelle sina mulle andsid. Nii et me võime paljugi Jumala süüks ajada, mida me ei tohi teha. Sest kui tema annab meile 120 aastat ja meie raiskame 50 aastat suitsetamise ja narkotsi peale ja nii edasi ära, see ei ole mitte Jumala käsk. Ja siin on nüüd teoloogidele kõva pähkel. Mysterium iniquitatis on siis niisugune sõna. Kurjuse müsteerium. Et kuidas Jumal lõi inimese vabaks ja ta pidi ju teadma. Me tarvitame seda vabadust kurjasti. Meil ei ole vaja suugi Jumalale seda süüks panna, aga
täielik mõistatus. No. Aga see on kõigi konfessioonide, teoloogide, kuidas öelda, valus küsimus. No muidugi, kus meie võime seda kõike teada, kuidas Jumal tahab, aga üks võimalus on, et ta ei taha neid piinasid ja kannatusi meile. Ja seda valu, et Jumal ei taha seda mitte ja Jumal lihtsalt ei ole nii kõikvõimas. Ja sellisena on see müsteerium lahendatud või on teil midagi sellele vastu vaielda? Me võime muidugi lolle küsimusi esitada, et kas Jumal võib luua nii suure kivi, et ta ei jõua seda tõsta. Ma ei oska sellele midagi targemat vastata, et me oleme piiratud ja nüüd oma piiratust hakata siis lõpmatusele peale suruma. Noh, mina ütleksin oma sõnadega viimane lollus. Tuleb vaadata, et kas me saame, kuidas öelda, kas me pääseme avaramasse ringi ja näeme vähemalt ka asjade teist külge, et Jumal ei ole kedagi käskinud kurja teha. Miks me siis teeme? Meil on esile tõstetud, et kuidas religioonid on põhjustanud sõdasid. Aga võiks vaadelda ka seda, kes on põhjustanud pühadust, püüdlemist pühaduse poole. Jah, ja vaat siit lähebki asi väga huvitavaks. On kurjuse müsteerium, on entimine, et me ei saa aru ja tegelikult on tõesti sunnitud preestrid tunnistama, et nad ei saa aru. Ja järelikult ei ole preestritel ja kirikuõpetajatel põhjust olla Jumalast rääkides liiga enesekindel, sest tegelikult keegi meist ei saa aru. Ja seega on see rohkem usu küsimus, rohkem inimese enda äratundmise asi ja niisugused, ütleme, dogmad või tõed on ikkagi vähe põhjendatud, eks ole ju? Ja minu ajal oli, arvatavasti kõikides seminarides tehakse teoloogilisi nalju. Ja üks küsimus, kaval küsimus oli, mis on armsa Jumala ja härra kaplani vahe. No, armas Jumal teab kõike ja härra kaplan teab kõike paremini. Ja sellesse kiusatusse võime sattuda kõik, nii hästi vaimulikud kui mittevaimulikud, ateistid kui ka usklikud. Kuidas ütles keegi, et tänapäeval olla ateist, selleks on kohutavalt palju usku vaja. Juku Maasing nimetas selles usklikuks ateistiks. Mina ka. Üks saksa preester suri voodil ja teine ütles, et kuule, kui sa nüüd sinna üles jõuad, et siis, et kui võimalik, et ilmu meile unes. Ja kui kõik oli niimoodi, nagu meie siin õpetame, siis ütle taliter. Ja kui oli teistmoodi, siis ütle aliter. Teistmoodi, niimoodi ja teistmoodi. Ja kui sul rääkida ei lubata, et siis, et kui kõik oli niimoodi, nagu meie õpetasime, siis sa püsti. Ja kui ei olnud, siis istu tooli peale. No, sureb ja ilmubki unes. Rist seliti maas ja ütleb totaliter, aliter. Täiesti teistmoodi. Alguses, kui ma sain esimese koguduse teenistusse, siis koguduse maa ei olnud veel ehitatud, aga ema koguduses oli oma haigla. Ja mulle anti seal üks palat, haigetuba. Ja kutsuti ühe surija juurde. See on nüüd esimene surja, keda mina pidin siis nagu abistama, lohutama. Vanem härra, nagu arvata, perekond põlvili 5-6 inimest ja eriti niisuguse nagu ära seletatud nägudega, et kuidagi moodi ei olnud nagu ühtegi kurba nägu. Ja küll. Siis palvetasime kõik need surja assistentsi palved, mis palveraamatus on. Ja kui olime need ära lõpetas, ma ütlesin selle vanahärrale, et kui te siis issanda juurde jõuate, et siis tuletage meid ka meelde.
Ja tema ütles mulle midagi, mis ma arvasin, et mulle eluaeg ei lähe meelest ära, aga on meelest ära läinud. Aga mõte on, kui mul targemat teha ei ole. Ja. Kõik inimesed, eks ole, ei ole valmis vastu võtma sellist kristlikku teed, aga mis on see viis, kuidas inimene võiks leida sellel enda teel selle nii-öelda oma elukaarel, selle oma elutöö või mida see üldse tähendab? Enamik inimesi ei ole enamlased. Mina olen ka, kuidas öelda, siis parteitu menševik, parteitu vähemlane ja olen alati nende pool, kes on vähemuses ja represseeritud. Oma valik. Ja miks keegi midagi valib, selle eest tuleb tal aru anda. See on nüüd kristluses ka otsustav asi, et aru tuleb anda, me vastutame. Kuna me oleme osa ajaloost, muidugi me võiksime nüüd õudselt lihtsustada ja öelda, et hea küll, et elame, sina elad nagu oleks Jumal olemas, mina elan nagu oleks Jumalat olemas. Maha sureme mõlemad, täiesti kindel. Ütleme, et Jumalat ei ole olemas, siis kes on midagi kaotanud. Mina elasin nagu Jumal oleks olemas, aga mind ei ole enam. Aga kui on, siis võib vaprasti minna sel, kes elas nagu ei oleks olemas olnud. Ja tarkus on just selles, et miks me seda, või oleks selles, et miks me seda kooli distsipliina ei tee, arutelu. Kuidas asju vaadata, kuidas kasvada vaimus, mitte võimus. Ja kuidas mitte kellelegi liiga teha, vaid et igaüks paneb tähele vabaduse piire. Et minul on nii palju vabadust, ma teistele närvidele ei käi, et teise vabadust ei kahjustaks. Ja et kõik on võimalik, kõiki sõdasid saaks ära hoida läbirääkimiste kaudu. No ei ole siiamaale korda läinud ja maailm on niimoodi tehtud, et ükski õpetus ei ole saanud kõiki veenvaid argumente. Nii et see meie vabaduse väli on jäänud siiamaale piiramatuks. Minu käest küsitakse väga sageli, mul olid Tartus ka usu kohta vestlusringid, et kuidas katoliku kirik suhtub teisse konfessionis? Armastusega. Kuidas see suhtub vaenlastes? Armastusega. Kuidas suhtub venelastes? Armastusega. Ei jõua ära rääkida. Täpselt samuti nagu hiinlastes. Kui mina olin Soome sõjaväes, siis ma olin ka juba ristitud, aga nagu ristinimene veel ei olnud. Ja tuli lehe teade, et minu isa on langenud võitlusparastustestidega ja öeldi veel, et oli olnud mürgitatud kuulid ja need 5 omakaitsemeest olid olnud sinised ja lillad. Ja mina tegin otsuse 18-aastaselt kõik venelased mättesse lüüa. 180 miljonit, aga mis siis kasvu on. Ja olin väga kuri selle peale, et ei sattunud keegi ette. Minul oli raske kuulipilda, Maksim Kaemoks suurima hea meelega natuke maanottinud. No ei tea nüüd, kui asi oleks korda läinud. Aga siis, kui ma Rooma jõudsin, vaatasin, siis kui meie tapame juutisid, varjavad juute. Juudi hakkavad meid tapma, siis varjavad meid. Teistmoodi tegemine. Aga seda oli vaja näha, et selle mõtte peale tulla. Ja sellepärast tänagame Jumalat selle eest, mis meil on, kas me nii head Eestit oskasimegi soovida, nagu me oleme saanud. Paljud on meie peale kadedad. Aga me võiksime kahtlemata veel paremad olla, alustades Pirita kloostri kaplanist. Ööülikool. Mina võtan kohe rusika täie. Mürki ma ei söö.
vaata neid. Ja see on piiblis kõik seemnega taimed, olgu teile öeldud. aga see üks asi oli see teie lõunauinakud, mis on olnud ju, et see on üks viis, kuidas ennast kuidagi tervena hoida ja Rõhtloodis asend on ainuke, mis meid püsti peab. See pidage meeles. Püha siesta. aga see püha siesta, mis ajast te olete seda praktiseerinud? Sellest ajast, kui ma seda nägin, 45, nii kui Itaaliasse jõudsin. Kella 3-4 oli Rooma tänavatel ainult koerad ja saksa turistid. Üks kristi inimene ei olnud tänaval. Kõigil olid ilusti, poed olid kinni, välja arvatud pitsapoed turistide jaoks. Jaapanis oli niimoodi, ma nägin, et läksin mingisse restorani ja neil oli just see lõunaaeg oli läbi saanud. Ja siis terve restorani personal täpselt ühes asendis oli niimoodi baari leti taga istusid ja niimoodi, ma mõtlesin, mis toimub seal, mis astume sisse ja vaatasime, et tuled olid kõik ära kustutatud, väike selline valgus oli, mis akendist tuli, siis kõik oli täpselt ühes asendis niimoodi külg külje kõrval magasid, me saime öelda, et tasa, personal magab. Peale sellist päevast teenendamist ette nähtud lõunaminak. Ideaalne on ikkagi, kui saab pikali heita, täiesti ideaalne ja siis, kui ei saa, siis seda, mis saab. Padjakene põlvede alla, et ükski muskel ei ole pingul. Aga ja nüüd me oleme nii palju tarka juttu juba ajanud, et jääme lolliks tarka. Aga ma soovitan piiblit lugeda, see on huvitav raamat, see on palju avastamata asju.